ega liikumisel mingit salanippe ei ole, et kõige suurem ja kõige tähtsam moment, mis liikumisel on järjepidevus, et kui sa liigud igapäevaselt 4-5 tundi ja siis järsku otsustad 2 aastat mitte teha, et sellel ei ole väga suurt mõtet, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et inimene suudaks regulaarselt liikuda, on see 2 korda nädalas, 3 korda nädalas, 1 kord nädalas, aga see järjepidevus on ülekaalukalt kõige tähtsam. Väga tihti, et inimesed alustavad spordi tegemist, kes võib-olla ei ole 10 või 20 või mitte kunagi ei ole sellist aktiivset elu elanud, kus oleks igapäevane liikumine. Väga tihti küsitakse, et mis on see nagu võti või millised koormused peaksid olema. Et kõige klassikalisem liikumise alustamisel on see, kui 2 inimest või 3 inimest, nad lähevad metsa alla terviseradadele jooksma, siis nad suudaks jooksmise ajal juttu rääkida. Et see on selline paras tempo ja mõistlik alustuskoormus. Spordi tegemine võib-olla ja liikumise vahe on see, et spordi tegemisel ikkagi üritatakse püstitada eesmärke ja võib-olla parandada iga aasta endale võistlusi, et kas see on nagu mõistlik teatud vanusest ülespoole, see on juba ise küsimus, aga ma arvan, et liikumise mõõdukus oleks nagu ikkagi kõige tähtsam. Et loota seda, et 35-aastane, kes alustab esimest korda spordi tegemisega, et temast saaks 45-seks või 40. eluaastaks nõndanimetatud tippsportlane, see on lootusetu. Ma arvan, et sellise tervisesportlase esmasem tähtsus liikuda õues, et meie kliima just sel aastal on niivõrd soodne ja soosiv olnud õues liikumist. Meil on olemas üle Eesti terviserajad, kus on super võimalused tehtud just selleks, et jalgadel oleks mugav või jalgade oleks sõbralik, et väljas on pinnas oluliselt pehmem selleks, et ei põrutaks jalgu versus sisehallid, nii et kindlasti kutsun inimesi kõiki õues liikuma võimalikult palju. Selleks, et lapsed hakkaks liikuma, on 2 komponenti. Kõige suurem mõju on kindlasti lapsevanemad. Kui lapsevanemad on ise eeskujuks lastele või siis väga heas mõttes jõuliselt suunavad lapsi liikuma erinevates treeningrühmadesse. Ja siis teine mõju on kindlasti sõbrad, klassikaaslased, aga ilma lastevanemate toetuseta ma arvan, et tänapäeval lapsed väga liikuma ei hakka, nii et lapsevanemad olge oma lastele suureks toeks. Kahjuks või õnneks on mul ikkagi selline hasart veel järgi jäänud või sisse jäänud, et ma reeglina regulaarselt teen 2 korda nädalas, iga kolmapäev, iga reede trenni. Aga nüüd ma olen hakanud natukene rohkem tegema, kuna mul välismaal elavate sõpradega oleme teinud läbi interneti erinevaid võistlusi, erinevaid challenge-eid ja tänu sellele olen nüüd viimasel nädalal praktiliselt iga päev trenni teinud, aga minu põhiliikumine on see, et ma üritan oma kerelihaseid toonuses hoida ja loomulikult ka mingil määral see aeroobset vastupidavust või aeroobset tööd teha.